Mina olen Toomas ja näitan teile paari vahvat ScanGripi töövalgustit. Sellised uhked asjad. Aku pealt. Akut saad eraldi laadida. Ja mis teeb nad eriti toredaks on see, et lampidel on IP67. Nad on põrutusvee ja igasuguse muu vägivalla kindlad ja näitavad väga tugevat valgust. Siin laua peal on mul praegu 3 prožektorit. 4000 luumenit, 6000 luumenit ja 10 000 luumenit. Akud on siis 4 ampertunnised ja 8 ampertunnised. Kohe näitan täpsemalt, kuidas sa juhid seda prožektorit. Siin taga on sellised nupud sisse-välja, Bluetooth ja valguse tugevamaks ja nõrgemaks siis reguleerimine. Kui lülitame lambi sisse, siis selle alumise indikaatorrea pealt sa näed, kui kaua sinu lamp veel põleb sellel valgustugevusel. Ja ülemise rea pealt sa näed, mitme protsendilise valgusjõuga see prožektor töötab. Ja nii ongi. Kui kaua lamp töötab, oleneb sinu aku laetusest loomulikult. Ja see on kõikidel nendel lampidel ühesugune. Mis on vahva? Need lambid on Bluetoothiga juhitavad. Mis see annab? Kujutame ette, et oled objektil ja riputad need võimsad prožektorid endale kuskile lae alla. Ja siis, et neid kustutada või süüdata või nende tugevust reguleerida, sa ei pea ise sinna uuesti tagasi ronima, vaid võtad telefoni, kus sul on äpp ja saad neid juhtida. Kohe demonstreerin. Aga enne veel natukene lisavarustusest. Laadija. Mis teeb selle asja eriliseks on see, et kui sul on vool lähedal, siis sa saad muuta oma uhke akuprožektori juhtmega prožektoriks. Nii lihtsalt, et võtad aku tagant ära ja paned siia samma akupessa asemele selle laadija ja tehtud. Nüüd on sul juhtmega lamp. Väga mõnus jällegi. Olulised asjad siin tagapaneelil veel on suur punane push-nupp, mis siis võimaldab sul selle laadija või akusid eemaldada. Ja teine asi on siin väikese kummist korgi all. Siit saad USB kaudu laadida oma telefoni, tabletit või mis iganes muud seadeldist. 5 volti tuleb siit välja. Aga nüüd üks trikk. Praegu ei ole taga ei akut ega adapterit vooluga, ometigi ma saan panna selle prožektori põlema, sest tal on sisse ehitatud ka veel väike selline patarei, mis hoiab käigus ka USB-d ja see on hästi tore siis, kui sul saab aku tühjaks, sa tahad minna seda laadima panna, sul on üks lamp ainult, sa ei jää hetkekski päris pimedusse, ehk siis ka ilma aku ja laadijata kõige nõrgema valgusjõuga töötab see lamp sinu käes veel umbes 20 minutit. Kõmm. Nüüd panen aku taha ja näitan teile, kuidas neid asju juhtida telefonist. Üks prožektor on mul siin statiivi peal. See on selline metallistatiiv, mis käib 3 meetri kõrgusele ja selline turske tükk asja. Ja selle küljes on mul 6000 luumeniline prožektor, see sama, mida ma praegu näitasin. Ja siin ma saangi kohe näidata, kuidas me teeme seda äpis. ScanGripi äpis sa saad oma lampidele nimed anda, mis on otstarbekas siis, kui sul on palju prožektoreid.
lisaks sa saad teha gruppe, mis muudab mitme prožektori korraga juhtimise lihtsaks. Näiteks kui sellised suured lambid on objekti valgustuseks kuskil, sa ei pea ronima masti, sõidad väravast välja, vajutad pimedus ja ongi pimedus. Aga nüüd siis valisin lambi, mille nimeks oli mul siis 6 statiiv ja nüüd ma saan panna ta siit põlema. Ennem ta hoiatab sind siin, et sa ei oleks lähemal kui 10 senti, sest tegemist on väga tugeva valgusega, vajutame siia OK ja lamp süttis. Veel lisavarustusest. Kujutame ette, et töötad siseruumis kuskil, sandtehnilised tööd või mingid muud väiksemad kohad, kus sa pead olema lambile lähedal, siis tegelikult see on ikka väga ere lamp, mille lähedal olla. Nagu te teate, sellised prožektorid jätavad üsna teravad varjud ja tükk aega sellises läheduses töötamine väsitab silmi. Vari üsna konkreetsete piirjoontega ja hästi ere valgus, nagu autotulede käes töötaks. Selleks on olemas lahendus. On olemas 2 suurust selliseid diffuusereid. Põhimõtteliselt tegemist on plastmas kopsikuga, millel on väiksed magnetid, mis istub täpselt siia ümber selle läätse. Ja nüüd, kui ma panen selle lambi põlema, on olukord muutunud. Kõmdi. Valgus on hoopis hajusam, teravaid varje enam ei teki ja hoopis mugavam on sellise lambi lähedal kaua tööd teha. Nii on. Hurraa! Siin on lamp. Kontrollime seda nüüd äpi kaudu. Leidis lambi. Siin on liugur. Sada protsenti. 75, 50, 25, 10 ja off. Eelnevalt oleme valmis teinud siin ka ühe grupi, et näidata, kuidas kontrollida siis mitut lampi korraga. Grupis on kõik need 3 lampi mul laua peal ja põnevuse hetk. Põmm. Väike hoiatus, jah, me ei ole lampide ees. Paa! Jällegi 10%, 100% off. ScanGripi lisavarustusest veel rääkides, magnet. Magnet on hästi vahva asi. Jällegi neid on mitmes suuruses, see nüüd on see pisikene, mis sobib kenasti sellele 4000 luumenilisele prožektorile. Aga on ka suuremaid magneteid turskematele lampidele. Nende lampidega on isegi, lampe on pandud kraananoole külge selle magnetiga, no päris vahva. Kraanat mul siin ei ole, aga ma saan kohe näidata, kuidas see töötab. Päris hea laks käib kohe. Vot, ja see kronstein siin annab kenasti mänguruumi, sa saad ikkagi lampi suunata endale soovitud nurga alla, et see magnet on nagu kihvt lisavarustus. Mis veel, nagu ma mainisin, lambi IP-klass on 67, mis see tähendab? 6 tähendab, esimene number tähendab seal tolmukindlust, teine number tähendab siis niiskuse vee pritsmekindlust ja 7 tähendab seda, et lühiajaliselt uputatav, nii et pärast töötab ka. Ja kohe vaatame, võtame selle siit magneti küljest ära. Lihtsalt magneti küljest võtan ära selleks, et mahuks pange. Ja siin on vesi, nagu te juba veendusite. Siin on vesi sees ja kohe on seal vee sees see lamp. Paneme selle lambi põlema. Ja vaadake, nüüd see roheline ämber hakkab helendama. Töötab.
sest on Scan Grip, sellepärast töötab. Mainisin ka, et on põrutuskindel. Et päriselt on ka. Et see on betoon siin mul ja see on see lamp. Kujutame ette, et sõber jookseb selle lambi teil seal kuskilt maha, juhtub äpardus, mis iganes juhtub, aga noh, lamp kukub, noh. Mis saab? Lamp põleb edasi, sest on Scan Grip. Kõige kihvtem lamp, mida ma olen näinud. Ja nii ongi.